Kuidas sa mõõdad edu ja kas see on aja jooksul muutunud? Minu jaoks kõige tähtsam edu mõõtmisviis on justkui armastusega ja hoolivusega, et kui sa saad aru, et sul on palju asju, vahet pole, kas need tegevused on need mingid objektid, esemed või siis inimesed, siis selle järgi saab, ma arvan, päris hästi edu mõõta, et kui sul on elus, nii nagu mul, kui sul on hunnik inimesi, keda sa armastad, kui sul on hunnik tegevusi, mida sa armastad ja sul on hunnik asju, mida sa armastad, siis ma arvan, et sa oled suhteliselt edukas tegelikult. Sest üks asi on mingi materiaalne edukus või kogum, mis sul on, aga õhtu lõpuks, et elu ei ole infinite, eks ju. Et kui sa elad seda hästi hoolivalt ja armastavalt, siis ma arvan, et see on õige edukus. Minu jaoks vähemalt. Ja ta on ajas kindlasti muutunud. Ma kunagi arvasin ka, et kõik igast kulda, karda ja vingeid asju on nagu ilgelt see edu, mida ma tahaks, aga tegelikult on õhtu lõpuks see, et kui ma lähen rahul südamega voodisse oma naise kõrvale, keda ma tõesti armastan ja mul on armastav pere ja mul on väga head sõbrad ja mul on asjad, mida ma armastan teha, siis ma arvan, et see ongi edu tegelikult.